Tere, hea kuulaja! Urmas ja Karin siin taas Karini kohvijuttudes. Täna on meil 8. veebruar aasta 2026. Täna räägime natuke astroloogiast üldse olemusest ja kuidas need tsüklid töötavad. Ehk oled isegi tundnud, et jooksed peaga vastu seina, kui püüad mõnele skeptilisele sõbrale veenda, et astroloogia tegelikult toimib ja see video ongi just selleks siin sulle. Ja, et selles kohvijuttude episoodis me räägime, kuidas siis astroloogia on ajastanud 4 olulist sündmust maailma ajaloos viimase sajandi jooksul, kust me siis näeme, kuidas nende ajastute sellised väga olulised võib-olla purustavad arengud on toimunud ja see ei ole üldse mitte juhuslik. Need olid kõik selliste tsüklite kulminatsioonid ehk siis planeetide tsüklite kulminatsioonid sattusid kõik siis nendele olulistele sündmustele. Jah, et piilume natuke siia loori taha ja vaatame, kuidas siis ajalugu toimib ja kui sul on selliseid sõpru või pereliikmeid, siis võib-olla näita seda videot neile, et võib-olla õnnestub ka nende maailmapilti muuta. Aga kuidas me siit edasi läheme, Karin, meil on mõned näited ka. Ja, on näiteid, natuke kannatust, sinna me jõuame. Ja enne näidete juurde minemist vaatame natuke seda taustainfot ka. Et astroloogia põhineb meil tähelepanekul, et taevaste ja maiste sündmuste vahel on korrelatsioon, mis tähendab teisisõnu seda, et samad rütmid, mis juhivad planeetide orbiite, on aluseks ka meie kogemustele siin maa peal. Ja seda küll, jah, et võid ju mõelda, et kuidas see siis nagu toimib, aga see ongi selline klassikaline vastuväide astroloogiale. Et kuigi Carl Sagan kunagi ütles, et see, et teaduskogukond ei tunnista veel astroloogia mehhanisme, ei ole pädev põhjus selle kõrvale heitmiseks. No jaa, väga paljud tegelikult ei tea, aga astroloogiat on õpetatud ülikoolides sajandite jooksul ja me käsitleme seda väga tõelise teadusena, kui seda muidugi õigesti tõlgendada. Et mateeria planeetide kujul sätib end loomulikult teatud mustrite järgi ja needsamad mustrid on aluseks ka sündmuste jaotumisele siis ajas ja ruumis. No vaatamegi nüüd siis neid tsükleid lähemalt, et kuidas need tsüklid siin toimuvad. Need on siis sünoodilised tsüklid siin maalt vaadates, et kuna me ise asume maa peal, siis me vaatamegi ennekõike maa pealt lähtuvalt neid tsükleid. Et kõige tavapärasem on ehk siis päikse ja kuu omavaheline tsükkel, mis siis moodustab sellise sünoodilise tsükli, ehk siis sünoodiline tähendabki, et 2 tükki saavad kokku. Ja kui planeedid tiirlevad siin ümber päikese ligikaudu ühel tasandil ja seda me siis nimetame ekliptikaks. Ja, et kui 2 planeeti kohtuvad seal ekliptikal meie vaatenurgast maa pealt vaadatuna, siis me nimetame seda astroloogias ühenduseks ehk siis konjunktsiooniks ja see on planeeditsükli algus. Ja me teame ka, et need on maal tähendusrikkad ajad ja nendel aegadel siis toimuvad väga tihti ka sündmused ja need konjunktsioonid on justkui nagu sündmuste seemned, et viskame mulda ja siis hakkab sealt midagi arenema ja see areneb siis välja muidugi tsükli jooksul. Jah, nii et planeedid liiguvad erineva kiirusega ja kiiremini liikuv planeet näiteks jõuab maa suhtes vastassuunda, siis aeglaselt liikuva planeediga, siis seda me nimetame jällegi vastasseisuks. Ja see ongi siis selline tsükli vilja korjamise hetk, et seal on siis näha need kulminatsioonid ja mis siis sellest seemnest välja on tegelikult tulnud. Et kas on õide puhkenud või on hoopis mõni muu asi välja tulnud. Jah, et me näeme neid vastasseise taevas ju iga kuu, et me nimetame seda täiskuuks. Ja täiskuu ongi lihtsalt selline aeg, kus päike ja kuu ongi asuvad siis ekliptikal vastassuundades ja kokkuvõttes võib öelda, et ühendused ja vastasseisud on planeetide tsüklites väga olulised ajad.
ja ühenduse ajal ehk siis konjunktsiooni ajal toimunud sündmuste ja vastasseisu ehk siis opositsioonide sündmuste vahel on alati mingisugune seos, ehk siis see teema on samasugune. jah, ütleme siis provotseerivalt, et unustage kõik need teaduslikud teooriad. See siin ongi viis, kuidas siis ajalugu tegelikult toimib. No enne veel, kui me liigume sündmuste juurde, natuke veel kannatust, tahan mina tähelepanu pöörata meie eelnevatele salvestustele, mis on siin alles hiljaaegu meil siis salvestatud. Nimelt me rääkisime pööripäevast ja sellest, mis võiks sellelt ajalt siis oodata. Pööripäeva kaart ja planeetide asetused seal pööripäeva kaardis on alati väga kõnekad ja need teemad ja sündmused mõjutavad meid veel mitmeid kuid peale siis selle pööripäeva tulekut. Ja kes ei ole meie pööripäeva kohvijuttu veel jõudnud kuulata, siis ma soovitan kindlasti seda teha, sest et just need teemad on meil järjest enam käsil ja seda enam, et kohe on saabumas meil ka veel päikesevarjutus, millest sai räägitud veebruarikuu kokkuvõttes nüüd värskelt ja ka see asetus ehk siis see päikesevarjutus mõjutab meid väga pikalt ja kordab muide teemaliselt osaliselt ka samu asju, mis tulid esile meie pööripäevakaardist ja on siis praegu väga meie meeltes ja tuleb siis nendega tegeleda ja need nõuavad lihtsalt meie täit tähelepanu. Et toon välja lihtsalt mõned märksõnad. Pikemalt kindlasti kuulake siis juba detsembris olnud kohvijuttu, mis on siis pööripäeva kohta ja veebruarikuu kokkuvõtet ja veelgi pikemalt sai tegelikult räägitud varjutusest veebruari kogukonna kuu kokkuvõttes. Aga need märksõnad siis pööripäeva kaardis, millest sai räägitud, oli uraaniseisud, millest tulenevalt siis on majanduses ja poliitikas suuremaid muutuseid. Seda siis just Eesti tasandil, sellepärast et me vaatlesime seal Eesti kohale seda pööripäeva kaarti ja sai seal välja siis toodud, et teemaks on meil raha, maa, toidu ja energia teemad. Et selles valdkonnas võib toimuda siis muutuseid ja arenguid väga ootamatult ja pakkusin toona välja, et ehk on selleks võib-olla maamaksud, keskkonnakaitse, energiapoliitika või toidujulgeoleku teemad ja et see vallandub kõik järskude kriiside, protestide ja radikaalsete ettepanekute survel. Ja see kaart viitab siis ka Eesti rahva pingete kasvule, mis on seotud siis turvatundega, töötuse suurenemisega ja kommunaaliarvete tõttu ja ka tervise pärast, et seda sai siis seal ka räägitud. Ja siis varjutus, mis meid tegelikult juba mõjutab. Ja tegelikult saabub alles 17. veebruar 2026, mis on juba varsti-varsti, aga mõju tavaliselt avaldub kuu enne. Ja seal sai ka räägitud siis elektriteemadest ja see ongi nüüd lisanud elektri või tegelikult hakkab alles nii-öelda hoogu jällegi koguma ja tulevad rohkem teemaks need elektritehnika ja arvutite teemad, et pakkusin kokkuvõttes ka välja, et see võib tähendada, et selle vajutuse mõjul võib olla mingisuguseid elektriga seotud probleeme, näiteks elektrikatkestusi rohkem kui tavapäraselt ja tõin esile ka äkilised ilmamuutused või õhurõhu muutused ja külmalained, et võib olla äärmuslikud ja väga kiiresti muutuvad või siis väga kiiresti muutuvad ilmaolud ja sealt ka siis elektriga seotud probleemid ja tahan siis siinkohal öelda, et varjutuse mõju on ka meil vähemalt 6 kuud, seegi, ehk siis ma ei arva, et need elektriteemad, mis on nüüd olnud ka kõneaineks, kuhugi ära kaoks. Et see on see valdkond, mis kogub alles tuure ja tegelikult vajab alles lahendusi. Ja Eesti elanike suur rahulolematus, mis paistis välja siis Eesti pööripäevakaardilt, on nüüd ka juba näha ja samuti pigem alles algusfaasis. Ja keda need teemad siis kõnetavad, siis minge kuulake neid salvestusi kindlasti ja mõelge ka, et kuidas need teid on mõjutanud ja mis tundeid see teis tekitab ja kirjutage oma kogemustest ja mõtetest meile võib-olla ka kommentaaridesse. Aga nüüd siis asja juurde lõpuks. Sündmus. Et
me oleme kindlasti kuulnud Kuuba raketikriisist 2 nädalat 1962 aasta oktoobris siis, kui meil oli USA ja Nõukogude Liidu vahel siis peaaegu hävitasid siis teineteist tuumasõjas sellel ajal, et varem samal aastal palus siis sotsialistliku Kuuba juht Fidel Castro Nõukogude Liidult paigutada oma saarele tuumaraketid. Ja USA oli siin varem üritanud ka Kuubale tungida ja Castro soovis neid heidutada. Ja nad seda enam kunagi ei prooviks ja siis Nõukogude Liidu juht Hruštšov nõustus Castro palvega ja Nõukogude väed paigutasidki tuumaraketid Kuubale. Jah, ja luureagentuur sai neist rakettidest muidugi teada ja 16. oktoober 1962 näidati siis president Kennedyle luurelennuki fotosid nendest Kuubal asuvatest tuumarakettide stardiplatvormidest ja see oli muidugi Kennedy ja üldse ameeriklaste jaoks väga selline tõsine nii-öelda punane lipp läks ülesse. Ja toona ütles siis Kennedy, et tema kutsub siis seda Hruštšovi üles peatama ja likvideerima seda salajast hoolimatut ja provokatiivset ohtu maailma rahule. No ja järgmised 2 nädalat olid ühed pingelisemad terves külma sõja ajaloos. Et oli tõeline hirm, et USA ja Nõukogude Liit siis alustavadki tuumasõda. Aga siin on selle sündmuse siis pöörane seos just astroloogiaga. Nimelt keskendume me siin Marsi ja Saturni tsüklile ja traditsioonilises astroloogias on need 2 siis sellised halvaendelist planeeti. Ja, et siin olid meil Marss ja Saturn sellel hetkel, kui Kennedyle siis räägiti sellest tuumarakettidest või nendest tuumarakettidest seal Kuubal, olid ainult 2 kraadi kaugusel täpsest opositsioonist ehk siis vastasseisust. Ehk siis peaks meie selline järgmine küsimus olema võib-olla, et mis juhtus siis konjunktsiooni ajal ehk siis ühenduse ajal. Ehk siis selle sama tsükli konjunktsioon ehk siis ühendus toimus 8. veebruar 1962. Jah, no siit on meil näha see 16. oktoober, eks ole, et siin oli tõesti väga täpne vastasseis nende 2 vahel. Ja mis siis toimus 8. veebruar 1962? No, siin olid need 2 konjunksioonis. Ehk siis vaatamegi siin Wikipeediast näiteks, et mis seal siis toimus. Näeme sissekannet 7. veebruari kohta. Ameerika Ühendriikide valitsuse keeld kõigile USA-ga seotud Kuuba impordile ja peaaegu kogu ekspordile jõustus 1 minut pärast südaööd. Ja järgmisel päeval kiitis Nõukogude Liidu ülemkogu heaks $133 miljardit suuruse sõjalise abiprogrammi Kuubale, olles sellega eelnevalt 4 kuud viivitanud. No teisisõnu USA alustas majandussõda Kuuba vastu, siis kui oli siis selle tsükli algus ehk siis konjunktsioon või ühendus. Ja järgmisel päeval vastas siis Nõukogude Liit ja käivitas siis selle massiivse sõjalise abiprogrammi sellele riigile ja sealt me siis näeme, et see Marsi-Saturni ühendus ehk siis konjunktsioon lubas seda kriisi öelda sinna Kuubale. Ja kui need 2 planeeti jõudsid opositsiooni ehk siis vastasseisu, siis me ju selle siin ka saime. Jah, see tsükkel töötas laitmatult hästi, nii nagu ta ka algselt välja paistis, et see konflikt lihtsalt kulmineerus seal. Aga liigume siit edasi sündmuse juurde number 2. 1965 aastal saatis USA oma esimesed sõdurid Vietnami. USA püüdis ära hoida siin kommunistide võimuhaaramist Vietnamis ja nende arvates oleks viidanud see dominoefekti või viinud dominoefektini ja muutnud kogu Kagu-Aasia kommunistlikuks ja nii liituski USA Vietnami sõjaga, olles siis Lõuna-Vietnami poolel.
Ja et Lõuna-Vietnam võitles siis Põhja-Vietnamiga, keda siis toetasid omakorda siis kommunistlikud riigid nagu Hiina ja Venemaa. Ja USA sõdurid esimesed maandusid Vietnamis siis 8. märts 1965. Et 3500 USA merejalaväelast saabus siis Da Nangi. Jah, no siit on näha see seis ka, ehk siis me vaatamegi nüüd Saturni ja Pluto asendeid sellel ajal, et Saturni Pluto tsükkel ise kestab umbes 32–38 aastat ja see kõnetab siis selliseid raskemaid eluteemasid nagu äärmuslikud kannatused, piiratus, elu või surma küsimused, millal ongi siis küsimus, et kas meie või nemad. No siin me näeme, et kus need Saturn-Pluto siis olid sellel ajal, kui need sõdurid sinna Vietnami jõudsid. Nagu me siit näeme, siis nad olid teineteisest 6 kraadi kaugusel, et siis väga-väga lähedal vastasseisule, mis on siis opositsioon. Ja nüüd võime siis vaadata selle sama tsükli algust, ehk siis konjunktsiooni, ja näeme, et selle tsükli Saturn-Pluto ühendus, ehk siis konjunktsioon toimus 1947. No, siin ka illustratsioon. Ehk siis külma sõja alguseks võiks lugeda seda 12. märts 1947, kui siis teise maailmasõja järelkajas jagunes maailm 2 leeri. Et oli siis kapitalistlik leer eesotsas USA-ga ja kommunistlik leer eesotsas Nõukogude Liiduga. Teisisõdu siis külm sõda algas 1947. aastal Saturni Pluto ühenduse ajal ja vastasseisu ajal sekkus USA Vietnami sõtta. See oli külma sõja määrav hetk USA jaoks. Nii, ja nüüd vaatame siis 3. sündmust, mis on ka praeguse kuu tegelikult väga tõsine teema. Meil on nüüd samasugune konjunktsioon, millest me oleme ka väga-väga-väga palju rääkinud juba. Me ei hakka seda siin jälle kordama, et kes tahab, see läheb kuulab meie jutte. Aastakokkuvõttes sai pikalt räägitud ja veel enne seda sai räägitud korduvalt ja korduvalt, aga no me oleme korduvalt ju seda ka öelnud, et ajalugu tihtipeale riimub, aga päris täpselt ei kordu, aga me näeme siin ikkagi neid paralleele ka tänases pildis ja tõesti nüüd me oleme ka sellesse tsüklisse jõudmas, millest sa kohe räägid. Just, et oli siis selline aeg, kus kogunes tuhandeid inimesi või 10 000 inimesi ja nad kõik hüüdsid sellel ajal siis, et see müür peab siit kaduma. Et lugu on siis tuhandetest lääne saklastest, kes tulid oma nii-öelda meelt avaldama, et neil ei ole seda müüri enam vaja siia, et see on ebaoluline. Ehk siis Berliini müüri langemisest räägime, et see oli võib-olla üks suuremaid sündmuseid, ehk siis 1989 oli see. Ja kindlasti väga märgiline ja sellele järgnes ka tegelikult Nõukogude Liidu lagunemine ja kõik muu, mis on juba ajalugu, aga täpsemalt sai see siis kõik alguse 9. novembril 1989, kui siis müür lõpuks langetati. Et eelnevalt oli ju füüsiliselt jagatud siis Ida- ja Lääne-Berliin ja niimoodi siis teeninud omamoodi monumendina seal kommunistliku ja kapitalistliku maailma vahel sellist lõhet, et sellele järgnes siis peagi ka NSV Liidu kukkumine ja külma sõja lõpp. Ja siin me näemegi siis astroloogilist kaarti ka. Näeme, et sellel ajal oli Saturn-Neptuuni ühendus ehk siis konjunktsioon. Ja seal omakorda oli vastasseis veel Jupiteriga ehk siis opositsioon. Et Saturn-Neptuuni konjunktsioon ehk siis ühendus on väga selge märk juba ise tegelikult ja see on see, et Saturn sümboliseerib meile struktuure, Neptuun sümboliseerib meil lahustumist. Ehk siis, kui Saturn ja Neptuun saavad kokku, siis müür nii-öelda lahustub. Jah, struktuurid lagunevad. Peakski märkima, et see hetk oli mitte 1, vaid 2 tsükli kulminatsioon, et kuna Saturni Jupiteri tsükkel sai siin oma sellise vastasseisu kulminatsiooni, eks ole, ja samal ajal ka Jupiteri Neptuuni tsükkel
ja siis esimene neist algas seal 80-81 aastal ja teine algas 84. aastal. No Jupiter-Saturni tsüklitel on alati hästi palju öelda selle kohta, kes ühiskonda valitsevad. Ja 1981 jaanuaris, täpselt siis Jupiter-Saturni konjunktsiooni ehk siis ühenduse ajal, valiti presidendiks Ronald Reagan. Ja ükskõik, mida me arvame sellest Reaganist ja tema poliitikast, siis fakt on see, et ta tegelikult eskaleeris ju külma sõda. Jah, see avaldas muidugi Nõukogude Liidule palju suuremat majanduslikku ja sõjalist survet ja see surve võimendas veelgi kommunistliku süsteemi puudujääke. Ja 80-ndate lõpus hakkas kõik see siis lagunema. Ja Berliini müüri lagunemine oli siis Nõukogude Liidu kokkuvarisemise selline ettekuulutaja. Ehk siis me näeme, et see 1981 aasta Jupiter-Saturni konjunktsiooni lugu, ehk siis ühenduse lugu, tuli Reagan võimule ja 89 aasta vastasseisu ajal langes Berliini müür ja sõda oli sisuliselt võidetud. Aga meil on veel üks tsükkel, mis kulmineerus siis Berliini müüri lagunemisega, ehk siis nagu öeldud, Jupiter-Neptuuni tsükkel, mis algas 19. jaanuar 1984. Jah, ja siin me vaatame siis ka täpsemat kuupäeva, ehk siis 17. jaanuar 1984. Kui see ühendus oli siin väga lähedal kulminatsioonile, siis toimus Stockholmis suur desarmeerimiskonverents. Ja päev varem pidas Reagan ka kõne USA-le ja maailmale. Ja Jupiteri Neptuuni stiilis oli see siis selline optimistlik kõne, see keskendus rahu teemale. Jah, et siis sai öeldud, et me elame ajal, mil rahule on väljakutseid, aga ka võimalusi rahuks. Läbi raskuste ja frustratsiooni ei ole Ameerika kõrgeim püüdlus kunagi vankunud. Me oleme võidelnud ja võitleme jätkuvalt püsiva rahu nimel, nii ütles siis Reagan. Ehk siis väga selline optimistlik hetk, see desarmeerimise konverents ja saabus ka Jupiter-Neptuuni tsükli alguses. Ja selle kulminatsioon 1989 aastal langeski siis Berliini müür, ehk siis meil on siin kaks tsüklit, mis räägivad tegelikult sisuliselt sama lugu. Just. Ja veel üks sündmus, mis ka tegelikult väga hästi ju kõnetab ja kes oli võib-olla piisavalt vana sellel ajal, siis ehk mäletab, mis sellel päeval toimus. Mina mäletan seda väga hästi, kui need uudised välja tulid, ehk siis tegemist oli 11. septembri kaksiktornide rünnakuga New Yorgis. Ja sellised kohutavad kaadrid siis reisilennukitest, mis lendavad maailma kaksiktornide või maailma kaubanduskeskuse kaksiktornidesse. Mitte ainult üks, vaid kaks siis korraga ja sellel päeval hukkus USA pinnal umbes 3000 inimest. Jah, et siin on meil nüüd Saturn-Pluto nende rünnakute toimumise ajal. Jällegi, pange tähele, on nad vaid 2 kraadi kaugusel vastasseisust ehk siis opositsioonist. Saturn on siin kaksikute märgis ja Pluto on amburis, mis on siis usumärk. Jah, vaatame nüüd selle Saturn-Pluto tsükli ühendust. Et mis siin siis toimus? See saabus meil circa 82-83 aastal, kuna nad on nii aeglased, siis on see orb üsna suur, aga see oli siis aeg, mil Lähis-Idas Liibanonis tekkis kaasaegne enesetapu pommitamise fenomen. Ja 18. aprillil 1983, kui Saturn ja Pluto olid ühendusest vaid 3 kraadi kaugusel, toimus siis Beirutis USA saatkonnas enesetapu pommitamine, milles hukkus 63 inimest. Ja natuke hiljem, tegelikult 23. oktoober, kui Saturn-Pluto olid oma konjuktsioonist ehk siis ühendusest umbes 7 kraadi kaugusel, toimusid Beirutis ka üheaegsed enesetapu väeautode rünnakud USA ja Prantsuse sõjaväe kasamutele ja seal hukkus 299 inimest. Ja siis oli 23. oktoober 1983, et võib-olla tuleb ka tuttav ette, et enamikule meist võib-olla mitte, aga 7. detsember 1941 või 11. september 2001. Mis siis toimus? No need on
need on juba rohkem tuntud, aga see sama 23. oktoober 83 siis oli tegelikult USA jaoks üsna oluline samamoodi ja paljud väidavad, et see on päev, mil terrorismivastane sõda tegelikult algas. Ehk siis nende rünnakute tagajärjel tõmbas USA oma sõjalised jõud Liibanonist välja. Ja seega näeme siis selle Saturn-Pluto tsükli konjunktsiooni ajal ehk siis ühendusajal seda kaasaegse enesetapu pommitamise fenomeni sündi. Ja vastasseisu ajal ehk siis opositsiooni ajal näeme selle kulminatsiooni ehk siis 11. september, kus olid rünnakud. Ja Osama bin Laden ehk siis tolleaegne Al-Qaeda juht, kes need rünnakud siis korraldas, jälgis seda Liibanonis toimuvat muidugi huviga, et üks tema kaaslasi seal ütles, et bin Laden olla öelnud, et ta uskus, et Ameerika Ühendriigid on palju nõrgemad, kui mõned tema ümber arvasid ja tõestuseks viitas ta siis sellele, mis juhtus Ameerika Ühendriikidega Beirutis, kui merejalaväe baasi pommitamine viis selleni, et nad põgenesid Liibanonist. See oli siis tema tõlgendus. Ja nüüd on meil siis otsene seos näha siin sündmuste vahel Saturn-Pluto ühenduse ajal ja sündmuste vahel ka vastasseisu ajal ehk siis opositsiooni ajal, aga tegelikult läheb see lugu veel siit edasi. See 11. september ei olnud esimene kord, kui Al-Qaeda püüdis maailma kaubanduskeskust hävitada. Jah, esimene kord oli siis 26. veebruar 1993, kui Al-Qaeda ühe juhi Khalid Sheikh Mohammedi vennapoeg siis püüdis hoonet hävitada selle keldris oleva autopommiga ja tegemist oli siis väga massiivse pommiga, mis põhjustas plahvatuse kaubanduskeskuse all asuvas rongijaamas. No see rünnak tegelikult ei suutnud neid torne veel ära lõhkuda või kukutada, aga tappis küll 6 inimest ja vigastada sai ka tuhandeid. Ja no kus meil siis olid Saturn ja Pluto sellel ajal? Nemad olid 3 kraadi kaugusel kasvavast kvadraadist. Et see on selline tsükli esimene nii-öelda raske aspekt, öeldakse selle kohta. Jah, vägagi kõnekas, et ka need kvadraadid on väga olulised, mitte ainult opositsioonid ja konjunktsioonid. Eriti just selliste aeglaste tsüklite puhul. Aga mis juhtus siis viimase kvadraadi juures siin selle tsükli sees, see kahanev kvadraat? See siis toimus 2. mail 2011, kui Barack Obama oli USA president. Siis olid Saturn ja Pluto 4 kraadi kaugusel sama tsükli kahanevast kvadraadist. Mis seal päeval juhtus? No, USA mereväe eriüksus tappis siis bin Ladeni tema enda kodus Pakistanis ja matista siis merre ja öeldigi siis, et me võime täna õhtul teatada Ameerika rahvale ja maailmale, et Ameerika Ühendriigid on läbi viinud operatsiooni, kus tapeti bin Laden, Al-Qaeda juht, nii ütles siis Obama. Jah, ka seda ma mäletan üsna hästi, käis uudistest läbi. Et need sündmused kuidagi on jäänud meelde ja tõepoolest kas pole uskumatu, et need aspektid ka niimoodi neid sündmuseid siin kajastavad ja kõnetavad, et meil oleks muidugi palju veel näiteid ja veelgi enam inimeste isiklikest eludest, aga arvan, et point on nüüd selgeks tehtud. Et muidugi ei toimu iga suur ajaloosyndmus just planeetide vastasseisu ajal, et näiteks võime siin tuua siin COVID-i alguse. Et ametlikult siis terviseohuks ta tunnistati 30. jaanuar 2020 ja siis oli Saturni-Pluto ühendus. Ehk siis, kui me vaatame siit nüüd aspekti tabelist, et ühendus oli täpne siis 12. jaanuar 2020, nii et vägagi lähedal, et seal juba tegelikult see probleem oli üleval. Nii et ma ei tea, mis siis siit edasi toimub, et siin on veel mõned aspektid näha ka, et No see COVID on meil siis tsükli alguspunkt, ehk siis on ühendus, konjunktsioon. Siit saab midagi alguse. Siin me viskasime seemned nii-öelda mulda ja nüüd ta seal siis oma tsüklis kasvab. See ei olnud kulminatsioon, mis tegelikult tuleb alles 2035.
on meil siis Saturn-Pluto opositsioon ehk siis vastasseis. jah, Et tõepoolest, aga siin tuleb veel kvadraat ka. 2028, 29, nii et jah, see oli kõigest algus. jah, just. Aga ma arvan, et see teema jääb meil mõneks teiseks korraks. Et ma loodan väga, et väga paljudele sai nüüd läbi ajaloo ehk natukene selgemaks, mis see astroloogia on ja mis sellega siis teha saab ja kuidas see töötab. Et see ongi selline ajalugu ja matemaatika, nagu ma ikka armastan öelda. jah, me teame väga täpselt, millal üks või teine aspekt saabub ja siin tuleb lihtsalt osata seoseid luua. Ja oma isiklikes sünnikaartides täpselt samamoodi. Vaadake, mis teevad teie kaardis aspektid, mis tsüklis te olete ja tuletage sealt, et mis siis tsükli alguses juhtus ja iga aspekti juures, et mis edasi juhtus. Täpselt. Aga meie täname taas ja uute põnevate kohtumisteni. Aitäh ka minu poolt ja järgmise korrani!